sajab lund ja õues on külm. Aknade lilledes ootab tubli lapsuke, mil külla jõuab jõulumees. Jälle siin, meie jälle siin ja mitte üldse üksi. Ja vaadake, meil on jõuluvana Wolfgang siin, tema on jõulujänes. Mina olen tõesti jõulujänes, õigus sul. Ja ta on meie leiutajate küla jõulujänes, nagu teil on jõuluvana, meil on jõulujänes. Ja jänesel on pikad kõrvad. Ja nutisabaga ta praegu istub selle peal. Ta ei saa näidata. Ei saa tõesti. Ja kusjuures, kas teie teadsite, et ega väljaspool ei ole ainult jõuluvana? Seal on väga palju teisi vanasid veel, näiteks näärivana. Ja osadel lastel käib näärivana ja jõuluvanal on ka üldse väga palju erinevaid nimesid, näiteks jõulupukki, eks ole. Santa Claus. Aga siis on ka näiteks Papa Noel. Papa Noel. Kas nagu papa? Ja lapsel mitu nime. Mulle meeldivad kõik jõuluvanad. Aga kus see Papa Noel on? Papa Noel, no ka tema vist ilmselt peaks olema kas seal Saksamaa kandis. Kas Hispaanias ka ei ole Papa Noel? Mina ei tea. Mina tean, et Austraalias on Santa Claus. Tegelikult Saksamaal on ikka vist seal on hoopiski... Oot, ei oskagi, praegu kohe ei tule meelde, mis see nimi oli, aga seal on Krampus. Küll kutsutakse Hansuks jõuluvana vahepeal ja Nilsiks kutsutakse vahepeal jõuluvana, et siis väga palju erinevaid nimesid. Ma tean, ma olen kuulnud, et kuskil öeldakse Grinch. Grinch? Ei, Grinch ei ole siis see, kes jõulupäeva kingitusi toob. Grinch on selline roheline tegelane, kellest on tehtud raamat on tehtud, film on tehtud, multifilm on tehtud ja tema on selline tegelane, kes tahab üldse, et jõulusid ei oleks. Aga Wolfgang, tead, seal Saksamaal ja Austrias ja seal minu teada on Krampus ka. Krampus on selline hirmus tegelane, kes jõulude ajal käib. Nii nagu kunagi Eestis käis jõuluhani, käis lapsi kontrollimas. Ja kepiga sugemas. Ja sugemas niimoodi. Ma olen näinud jõuluhane. Ja? Ma olen näinud multikas. Jõuluhana. Jõuluhane. Ja käis kepiga sugemas või? Mul oli minu arust oli valge kostüüm. Valged linad olid ümber. Valged linad või? Pahupidi. Ma ei saanud aru, sind ei näinud. Aga 13. detsembril peetakse ju Luutsinapäeva ka ja seal on ilusad tüdrukud, kes on valgete linadega niimoodi pandud. Ja siis teate mis või? Sellel ühel Lucial, temal on küünlad peas. 5 tükki või? Ma ei tea, mitu neid on, aga küünlaid on mitu tükki peas. Ja põlevad täitsa kohe. Ja teate, mis ma veel olen kuulnud või? Islandil, teate Islandit? Island on see, mis on nagu saar. Ja siis seal pidid olema nagu jõulutrollid ja neid on 13 tükki, kes käivad terve jõuluaja kogu aeg Islandi rahval külas. Ja ka need jõulutraditsioonid on ju ka kõikidel erinevad. No meil leiutajate külas on ju niimoodi, et meie tuleme jõulupäeval, mis on väga tähtis päev, tuleme siia Laadaplatsile kokku ja mina hakkan siis kingikotiga niimoodi kingitusi jagama, on ju tead, inimest abrada ei tohi. Ei tohi ja piiluda ka ei tohi. Jääb see kingitus, see sulle saabki. Ja see on alati see, mis sa just kõige rohkem vajad, eks ole. Ja niimoodi pistad käe kotti, seal on mustmiljon kingitust, ei sobra, pastad käe kotti, võtad kingituse ja see on sinu kingitus, sellepärast et nime seal peal ei ole. Hubert sai pulgakommi. Sain. Ja vot, aga näiteks Ameerika maal, seal on üldsegi näiteks niimoodi, et 24. üldse ei tähistatagi, vaid minnakse magama ja kingitused tulevad kuusela 25.
ma tean, jõuluvana tuleb korstnast. Ja ameeriklastel on näiteks selline hea tava, et jõuluvana tänada raske töö eest ja jõuluvana ka ju väsib, kui ta peab nii palju kingitusi tooma, et nad jätavad jõuluvanale klaasikese piima ja küpsiseid. Oi, kui armas. Ise saavad küpsiseid teha enne. Ja neil vist ei ole piparkook ka nii brunn nagu meil on. Ei ole ja üldse kogu see natukene on teistmoodi need jõulutoidud, et kui meil on ikka kõrvitsasalat ja kõik muu pohlamoos, siis nemad pohlamoosist vist väga palju ei tea. Mulle maitseb pohlamoos. Aga miks nende piparkoogi brunnid ei ole? Ma ei tea. Igatahes neil ei ole leib ka pruuni värvi nagu siin on. Meil on täitsa must. Ja neil musta leiba ei olegi. Neil on valge leib, mille kohta nad ütlevad leib. Jah, tegelikult on sai. Ja seppikud söövad vist ka. Ei tea. Jah. No vot siis. Aga jõuluvana Julius, mina tahan sind väga kiita. Mina olen ju Wolfgang. Oi, ma ajasin sassi. Julius on tema vana, väga vana isa. Sellepärast, et nii nagu Wolfgang enne ütles, siis jõule varem üldse leiutajate külas ei tähistatudki. Ütlesid ikka seda või? Umbes niimoodi, et see oli. Tegelikult oli see ju kõik algab ju Lepatriinu ukust. Kui Lepatriinu ukku siia tuli, ei olnud siin ju miskit muud kui ainult puud ja põõsad, eks ole. Just. Tema lõi siis kepi maasse, ütles, et saako siia minu kodu, pumpstigi ja siis hakkas endale ehitama. Esimesel päeval leiutas endale maja, eks ole, teate küll seda lugu, Hubert oled koolis õppinud ja mina olen. Hubert veel tegelikult ei olegi koolis käinud. Ei olegi veel käinud. Ma käin onu Klausiga jutustamas ja onu Klaus on mulle rääkinud seda lugu nii palju kordi ja siis ta on mulle kõigist rääkinud. Tal on täitsa juba peas. Mul on juba peas. No vot. Ja vot siis oligi, et siis tulid ju kõik teised asukad, eks ole, reebased, kassid, koerad, karrud, kõik siilikesed. Ja lausa Itaaliast. Ja lausa Itaaliast. Ja osa tuli lausa on ju lendava majaga. Aga see selleks. Nad on Itaalia taevarebased, sellepärast oligi kuna lendava siin ei majaga. olnud ju absoluutselt mitte ühtegi poodi, siis tuli hakata leiutama. Ja sellepärast sai küla nimeks leiutajate küla. Aga siis tuli ju külm talv peale. Hakkas jahe. Ja vot näiteks võtame Jänes Siim, eks ole. Jänes Siim, tema käis terve talv läbi ringi nii, et tal ei olnud kindaid. Oi. Ja siis tõmmatigi liisku. Mõeldi, et tegelikult oli ju Jänes Klaaral üks paar kindaid üle. Ehk siis miks ei võiks anda Klaara oma kindad Siimule? Sest et Klaaral oli kindad üle, Siim aga ilma kinnasteta. No vot, ja siis otsustatigi, et kõik toovad enda üleliigsed asjad, mis on jäänud näiteks üle, sallid, erinevad kindad, kellel oli võib-olla mutrivõti, kellel oli võib-olla kummikud üle, eks ole, ja panid need kõik ühte kotti. Aga et see ei läheks selliseks nagu turul kauplemiseks, selliseks suureks laadaks, eks ole, kus iga üks lihtsalt sobrab seal suures kotis, siis tõmmatigi liisku. Et keegi võiks hakata siis jagama või keegi võiks olla vastuta siis. Ja et keegi võiks nagu saada selle ameti, selle jõuluvana ameti. No nagu ongi leiutaja, nagu on koolidirektor, on nagu jõuluvana. Ja vaat siis tõmmatigi liisku ja minu vana isa Julius saigi endale selle, nii-öelda kõige pikema kõrre, eks ole. Ja tema hakkas seda jagama ja nii tuli see kord Jäneste kätte ja nüüd põlvest põlve oli minu vanaisa, no kõik niimoodi järjest tuli ja nüüd on kord minu käes. Nüüd on mulle meeldib see, et me paneme kõik oma asjad sinna koti sisse. See aasta me panime ka emmega oma üleliigsed asjad sinna koti sisse. Hubert, kas see pulgakomi pulk oli sinu pandud või? Ei. Mina näiteks panin ma
Pariisi magneti. Ohoo. Ja minul oli tegelikult niimoodi, et ma olin saanud, sellel aastal ma sain ratastega kelgu endale ja eelmisel aastal ma sain rohelise salvokelgu ja üle-eelmisel aastal ma olin alles muna sees, aga kuna see aasta lund on nii vähe, siis ma mõtlesin, et ma lasen nüüd kellelgi teisel ka oma rohelise salvokelguga sõita ja panin selle kelgu jõuluvanale sinna kotti sisse. Sinu kelgu tõmbaski ju välja Peedu. Sea laps Peedu. Ja nüüd Peedu saab ka varsti hakata kelgutama siis, kui lumi maha tuleb, aga seni kaua me saame Peeduga minu kelguga, millel rattad all kelgutada. Aga vot jõuludeks olen tegelikult on ju praeguseks hetkeks juba läbi selleks aastaks, aga uus aasta on veel alles sees. Vot mind näiteks väga huvitab, Pauliine, sinu käest küsin, millised need uusaasta traditsioonid seal Austraalia maal on? Austraalia maal, vaata, ma vastaksin, kui ma mäletaksin, ma olen ju viimased, mis need on siin, 5 aastat või? Olnud siin Leiutajate külas. Leiutajate küla. Leiutajate küla trall iga aasta vahetus. Ega tegelikult, kui sa ei ole ju asja sees ja ei tegele selle asjaga, ega sul ei jää kohe kõik meelde. Hakkab vaikselt meelest ära minema, mitte üldse sellepärast, et ma vanaks jääksin või midagi. No lihtsalt, kui sa näed, näiteks loed raamatut on ja õpid lugema. Aga kui sa ei loe 10 aastat raamatut, unustad ära raamatu lugemise. Võimalik küll. Mina arvan, et seal Austraalias kängurude juures, kus kängurudel on suured kukrud ja kukru sees on pulgakommid, on kängurud mõnusasti ilutulestik õhtul rannas. Vaatavad seda, kuidas rannas vesi loksub ja siis teate, söövad Pavlova kokki. Vaat täitsa võimalik. Ja sest, et seda me ju teame kõik, et kui meil siin peaks olema lumi maas. Praegu küll ei ole olnud väga palju lund, millest on muidugi väga kurb, võiks olla. Siis Austraalias on päike. Seal tuleb jõuluvana ka surfilauaga. Seal saab päevitada samal ajal. Ja seal on Santa Claus. Aga näiteks minule tohutult meeldib see, kuidas meie siin Eestis, eks ole, oleme võtnud selle kombe, et meie valame vana-aasta õhtul tina. Et olete teie tina valanud? Mina valan, ma sain nagu draakoni eelmisel aastal. Mina tegin ka, aga mitte eelmisel aastal. Aga siis, kui ma tegin, siis tuli siuke nagu pulk, aga ma ei saanudki aru, mis asi see on. Ma mõtlesin, et pulgakommi pulk. Golfikepp. Jaa, aga teate mis või? Meie tegime eelmisel aastal niimoodi, et me võtsime taskulambi ka ja siis võtsime oma tinatükki ja siis vaatasime taskulambiga seda tinatükki niimoodi, et panid tinatükki ette, taskulambi lasid tagant tuld ja siis vaatasid, missugune pilt tuli seina peale sellest, milline varri tuli ja siis selle varju järgi sai raamatust vaadata, mille moodi see on ja siis see raamat ütles sulle, mida see uus aasta sulle toob. Ja mis see draakon sulle näitas? Ma ei mäleta, eks ta ikka mingit rõõmu ja õnne tähendas, sellepärast, et mul on väga hea aasta olnud. Mul käis nii palju toredaid sõpru siin külas ja ma sain nii palju mängida sellel aastal ja ma sain päris mitu etendust ka õppida. Ja pulgakommi sai väga palju. Kusjuures me siiamaani saame Hubertiga pulgakomme mõlemad, et ei olegi ainult, et Hubert saaks. Emale ikka ka. Ja et nüüd, kui meil külalised on siin käinud vahepeal, no praegu saab ju meile külla tulla, eks ole, kuni 5. jaanuarini, siis on ikka toodud iga päev üks pulgakomm meile. Mina sain ka pulgakommi. Aitäh! Ja minul on tõesti ka väga hea meel alati kuulda, et praegu ongi käinud kõik sõbrad juba peale jõule ja kõik on rääkinud nii toredasti, et mis nad on saanud endale kingituseks, kes on raamatu saanud, kes on saanud sellise Tamagotši, ma isegi ei tea, mis see on. Tamagotši, ma ei tea, mis see on. See on selline osi, mille sees on üks nagu elukas ja siis sa pead nuppe vajutama ja siis sa saad talle süüa anda. Nagu kindermuna või? Ei, tal on nagu selle sees siuke nagu robot. Ja siis tema tahab süüa saada
ja siis tema tahab tudule minna ja siis sa pead kogu aeg olitsema nagu tita eest. No just, väga tore. No vaata, mis lugusid Klaus räägib. Meil sinuga pole õrna aimugi, mis see Tamagotchi on. Aga tema siin kohe ubert teab kohe öelda. Väga hea meel on kuulda, kuidas ikkagi on olnud kõik väga head lapsed. Sest et jõuluvana käib ju ainult heade laste juures, eks ole, aga üldse ma tegelikult olen selle päris jõuluvanaga rääkinud. Tema ütles, et ega neid halbasid lapsi tegelikult ei ole. Aga isegi kui on head lapsed, eks ole, siis alati ei jõua ka jõuluvana. See on täiesti okei. Ja siis tulevad päkapikud. Ja siis tulevad päkapikud ja tulevad järgmisel aastal jõuluvana tuleb sinu juurde. Jõuluvana ju vahepeal võib ju lihtsalt jätta kingikotti koos ukse taha või panna kuuse alla kingid või veel kuhugi kingid. Et ega alati ei jõua igale poole toast toppe ikkagi 8 miljardit inimest maailmas. Kas tegelikult ongi niimoodi, et tähtis ei ole see, mis on jõulukuuse all, vaid see, kellega sa jõulukuuse ümber oled? Mina ütleks küll niimoodi. Just, ja meie olime terve külaga. Isegi Oskar tuli tagasi ju. Mina ütleks ka, et andmise rõõm. Miks jõulujänes on hea olla andmise rõõm on ikka palju sarem kui see saamise rõõm. No muidugi on. Ja oota, ma tahtsin midagi veel öelda, aga mul läks meelest. Mõnikord võivad asjad meelest ära küll minna. Aga... ma tahtsin seda öelda. Ma olen näinud, kuidas jõuluvana sõidab saaniga üleval põhjapõtradega ja see ei ole üldse aeglaselt. See on nii kiiresti. Nagu raketiga põrru. Tõesti. Ei, ta on tõesti. Ma kahjuks ei saa avaldada neid saladusi, aga jõuluvana on mul ju väga hea sõber ja tegelikult ta on mulle näidanud küll ja rääkinud küll oma saanis, kuidas see käib. Kas teil on mõnikord sellised, et tuleb jõulujänes, tuleb jõuluvana, tuleb Santa Claus, tuleb jõulupukki ja kas teil on nagu sellised nagu koosolekud ka, et räägite näiteks enne jõule, räägite peale jõule? Nagu suguvõsa kokku tuleb. On küll. Ja ka see ongi niimoodi, et sellest olenebki, et kus sa elad. Kui sa elad Reiutajate külas, ja siis tuleb jõulujänes Wolfgang. Kui sa elad Soomemaal, siis tuleb jõulupukki. Ja Vater Christmas tuleb Inglismaal, eks ole. Aga meie istume küll vahepeal niimoodi kokku. Ja no meil on esiteks suvepäevad, eks ole. Kossa, see tundub kõik väga põnev. Peaks ka kohe nagu jõulujänneseks hakata. Ma tahaks ka jõuluvana suvepäevadele minna. Talvel teeme siin usinasti tööd. Seega suvepäevadel on meil väga tore alati seal kotti jooksna kõik nii nagu peab. Aga enne jõule ja pärast jõule me saame ikkagi ka kokku. Enne jõule saame kokku, räägime kõik asjad üle, kuidas kas kõik on nii nagu peab, kas kõik on valmis suurteks jõulupühadeks ja siis pärast jõule me saame kokku ja võtame kokku. Teeme kokkuvõtte, kuidas siis läks, kas kõik läks vigadeta, kas kõik läks muredeta ja mida saab järgmine aasta paremini teha. Just see, Pauliina, jah. Ja siis, kui midagi läks väga hästi, siis seda peab ka jagama, on ju. Kui midagi läks väga hästi, siis on lausa meil omavahel on tegelikult selline väike võistlus. Et see, kelle läheb kõige paremini kinkide jagamisel, see saab teiste jõuluvanade poolt auhinnaks suure piparkoogimaja. Aga mina jällegi sain mõtlema seda, et kui mina olen nüüd väike pisike nunnu, kes vaatab praegu meid sealt poolt ja mõtleb, et et see jõuluvana amet on nii tore. Kas siis tegelikult on kuidagi võimalik saada jõuluvanaks või jõulujäneseks ka? Vaat mina ei oska sellele vastata, et kas kuskil on selline jõuluvanade kool, sest et mina sain ameti oma isa käest. Aga võtta seda on hea küsimus, seda peaks kohe võib-olla interneedumist vaatama. Aga ma olen tegelikult kuulnud seda, ma ei tea, kas sa saad jõuluvanaks, aga näiteks seal samas jõulupukki juures, sa saad minna temale appi jõuluvanale, päkapikuks nagu. No vot, aga äkki ma arvan, et äkki jõulupukiks saabki siis, kui sa oled olnud piisavalt hea ja kaua päkapikk. Sa pead orjutama seda päkapiku ja andmise ametit. Ega see lihtne ei ole, vaata kui väikesed päkapikud on. Aga mõtle, lähed päkapikuks ja siis tehakse simsala-bimbala-bim ja siis sa oled pillukene. Täitsa väike. Nii pillukene, sellepärast, et mõelge, kui mina tuleksin teile akna taha kommi tooma. Te kindlasti näeksite. Ma olen ju nii suur ja siis vahepeal lähen ma nokaga vastu aken ja on igasugu asju, aga jõulupukki juures peab ikkagi seda simsala-bimbala-bimmi ka. 124 sentimeetrit.
jah, Nii pikk on väga pikk või? Ei, Hubert. ei ole. Ma olen natuke pikem. Natukene. Kuulge, aga uuest aastast natukene rääkisime, jõuludest rääkisime ka natukene. Ma siis küsin teie mõlema käest. Kes see? Milline on teie uusaasta lubadus? No, Hubert, alusta. Mina luban uuel aastal, et ma olen veel parem, kui ma olin sellel aastal ja et mina kindlasti tahan minna reisile uuel aastal. Ma ei ole veel mitte kusagil käinud. Kuhu sa tahaksid reisida? Esialgu võiks näiteks kas või Hiiumaal ära käia. No vot, kuule, sa oled ju kuu peal käinud, Hubert. Jaa, sa oled Hubert, me oleme kuu peal käinud. Me tahtsime emmega ükskord minna Austraaliasse känguruusid vaatama, aga siis tuli Lotte ja Roosi tulid vastu ja siis me läksime kuu peale. Ja siis me käisime purganraketiga kuul. Me võime alguses käia Hiiumaal ära ja siis me võime minna näiteks Austraaliasse. Jah, nagu ütleb vanasõna, enne Pariisi minekut käi ära nuustakul, eks ole? Ja mina mõtlesin, et et ma olen lihtsalt nagu palju parem inimene, on ju. Ja siis ma mõtlesin, kuidas ma saan olla. Tuli sealt selline mõte, et annan edaspidi ülejäänud terve aasta kõik oma pulgakommid Hubertile. Kõik, mis mina saan. Ja siis ma mõtlesin, aga kuidas see mulle kasulik on? Annan kõik pulgakommid Hubertile, hakkan ise trenni tegema. Ühtegi kommi enam ei söö, hakkan trenni tegema. Vaat kui hea. Ja siis ma mõtlesin, et äkki siis läksin, siis ma mõtlesin, et teeksime siin Leiutajate Külas. Ma tean, et seda ma mäletan, meil Austraalias oli, ma nii palju vaatasin, fitnessvõistlused. Teeksime siin Leiutajate Külas fitnessvõistlused järgmine aasta. Nagu kulturistidele või? Fitnessvõistlus, mitte päris kulturistid. See on siuke, kus sa oled hästi ilus. Niimoodi. See on nagu missivõistlus, aga niimoodi teha. Me saamegi panna sinna missivõistlused, kõik ilusad kleidikesed paneme selga, on ju. Kõik saavad minna. Täti Anna ja täti Sofi. Kas ainult tätid saavad, onud ei saagi või? Me võime 2 erinevat teha. Aga kas seal on niimoodi, et mis Leiutajate Küla ja Mister Leiutajate Küla? Ja siis ma mõtlesingi, et äkki ma järgmine aasta võtan nagu enda peale sellise projekti juhtimise. Et ma teen meile uue võistlused. Leiutamisvõistlus on meil siin aastaid olnud, eks ole. Iga suvi, kogu aeg. Et oleks vaja mingit uut võistlust. No vat. Ja mina luban, mina olen hakanud siin tegelema väikest viisi ühe hobiga. Räägi. Ja mina luban endale, et ma võtan nüüd järgmine aasta rohkem süvitsi aega, et seda hobi õppida. Ja et seda hobi siis harrastada. Mulle näiteks viimasel ajal on tohutult meeldinud teha selliseid asju nagu makramee. Kas te teate, mis see on? Makramee. Kas see on mingi nööriga värk, mingi eegeldamine või kudumine või? Nööriga saab teha väga ilusaid kujutisi, näiteks selle riputada kas akna peale või seina peale, näiteks unenäo püüdja teha või seal on väga palju erinevaid võimalusi. Siuke käsitöö. Puidustärlid saab sinna panna vahele ja see on siuke käsitöö, jah. Emme mõnikord magab rahutult, ta mõnikord vähkrab ka, tal oleks ühte unenägude püüdjat vaja küll. Ja, et kui sa valmis saad, siis sa võid mulle ju anda, me riputame endal sinna klausi juurde ülesse ja äkki ma saan kohe mitu tükki valmis ja saan juba järgmine aasta panna suurde kingikotti. Jaa, seda ma mõtlesin ka, see oleks väga hea mõte. Väga hea, ma mõtlen ka mingisuguse asja välja, mida ma võin teha ja siis ma saan ka panna kingikoti sisse. Jaa, aga kuulge, me oleme siin täitsa jutustanud nüüd omajagu. Me oleme jutustanud küll. Me oleme jutustanud kohe päris mitu minutit. Päris mitu minutit. Aga heas seltskonnas läheb aeg väga kiiresti. Läheb aeg, lendab nagu linnu tiivule. Kuulge, aga nüüd me peaksime, meil tulevad varsti ju sõberid külla. Me peaksime hakkama piparkooke tegema. Võiks teha küll. Sellepärast, et sõberitel on ikka hea tulla siis, kui on piparkoogi lõhna maja täis. Ja teie võite ka meile veel külla tulla, te veel jõuate. Jaa, olgu, aga kuulge, ütleme siis tšauka ka. On ju? Kas ütleme? Ja ütleme. Jah. Nii. 1, 2, 3. Head vana aasta lõppu!